Tervitus, aulikud vaatajad! Täna räägime Iveco Stralisest. Iveco Stralisest just sellepärast, et siin eelmise aasta lõpus, 2016 siis, oli väike muudatus. Seekord küll otsustati, et väliselt väga palju ei muudeta, õigemini ei muudeta üldse, vaid kõik suuremad muudatused on seotud silmaga nähtamatul kujul. Peamised muudatused on seotud mootoritega, kus siis 11-liitrised ja 13-liitrised mootorid on läinud sutikene võimsamaks. Üks siuke suurem muudatus Iveco juures on veel see, et ta on nüüd lõpuks endale kasutusele võtnud EGR-süsteemi. Ehk varem on ta saanud seda vältida, kuid nüüd on see kasutusel. Ja see ei ole nüüd jälle täitsa tavaline EGR, vaid ta nimetab seda Smart EGR. Ehk ta siis terve aeg ei tööta, vaid pidi rohkem töötama seal suurema jõudluse juures. Selle võrra, et on võetud kasutusele EGR, on saadud jälle väiksemaks AdBlue kulu. Lisaks on muutunud ka käigukast. Käigukasti töö on tehtud nüüd natukene kiiremaks. Sõites selle konkreetse käigukastiga siis absoluutselt ideaalselt tööd teeb. Ilusti kenasti valib käike ette, on kogu aeg nii-öelda reaalajas ja mitte mingit sellist halvustavat siia kaasa rääkida ei saa. Täiesti uueks on tehtud ka tagasild. Tagasilda on muudetud nii palju, et sealt on kaalu saadud alla 46 kilogrammi võrra. Lisaks on muudetud tagasilla juures stabilisaator varrast. Selle võrra, et see on viidud ülesse ja sellega on siis nii-öelda tõusunurk tagurdades suuremaks saadud. Kas ta nüüd ka kuskil otseselt vaja on maantee veoauto puhul, aga mine sa tea. Kui eelmised muudatused puudutavad kõiki mudeleid, siis ekstra lisana on toodud välja veel XP erimudel. Ehk siis, mis tähendab XP erimudel? Lühidalt see on säästumudel, aga ärge nüüd valesti aru saage, et siin ei ole koonerdatud auto kallal, vaid see tähendab, et on säästetud kulude kallal. Laias laastus öeldakse, et selle XP mudeliga on saadud siis kütuse kulu alla kuni 11% ja kogukulud alla siis veoauto hoolduses 5,6% ulatuses. XP erimudeleid saab nüüd kahes variandis. On siis saada 11-liitrisena, kus on siis 480 hobust ja 13-liitrisena, kus on 570 hobust, mis on siis antud ka kõige võimsam. See XP erimudel seisab ka meil siin selja taga. Ehk see kena disainilahendus, see siis näitabki ära, et on tegemist XP mudeliga. Kust nüüd see kütusekulu alla on saadud selle XP mudeli peal, siis alustades küll madalamast on siis rehvid, mis on siis erilised väikse veretakistusega misseliini rehvid. Rehvidel on ka siis rõhuandurid, et alati näeks, et oleks õige rõhk sees, mis muidugi aitab alati kaasa kütuse kulule. Siis on ülekanne saadud veel kiiremaks, mis siis hoiab mootori pöördeid all. Ja peamised muudatused on siis seotud siis juhi abidega, ehk siis püsikiirushoidja, mis on siis nii-öelda hoiab ees olevaga distantsi ja on ka siis topograafia tundlik. Ehk siis õigel ajal, kui on vaja, võtab käigu välja ja nii-öelda viib selle teekonna läbi võimalikult ökonoomselt. Nagu eelnevalt väidetud, et väliselt pole midagi uuendatud, siis sama on ka sees, et kõik on jäänud endiseks. Endiseks on jäänud ka see sõiduasend, millega mina nii väga pole harjunud, ehk minu sõiduasend on olnud natukene teiste nurkade all, kui nii võib öelda. Ehk see on jälle koht, kus äkki tulevikus saab parendada. Sõidu poole pealt on Iveco selline omamoodi, et Iveco mina liigitan selliseks veoautode kardiks, ehk see kuidagi sõidutunnetus on väga vahetu, et see reageerib kohe, ei ole niisugust üleliigset kabiini kalduvust. Isegi kui on sellised lamavad politseinikud, siis need asjad ei kipu siin sees lendama, et kuidagi väga nii-öelda ilusti võtavad selle nii-öelda toimub see ületus ja rahulik. Ja teisest küljest sõidame praegu ilma haagiseta, siis taguots ja üldse see auto käitumine ei ole selline kitsemoodi nagu mõned teised on, ehk ta on kuidagi väga konkreetne ja rahul. Et selles mõttes väga siuke omamoodi, aga positiivselt. Kui vaadata nüüd antud auto välisdisaini lahendusi, siis minu arust see on väga efektne ja sellisel kujul tõstab kõvasti Iveco aktsiaid minu silmis. Üks asi, mida kindlasti küsige üle, on Iveco finantseerimisvõimalused IV Plussis. Ehk need on väga huvitavad ja see nii-öelda kuu maksumus tuleb väga väike, võib isegi sellest küljest öelda, aga seda küsige ise üle.
ja ega siit poolt midagi, et jääme siis ootama järgmist Ivekot ja järgmiseid uuendusi selles vallas.